Tere kõigile! Mul on hea meel, et olete liitunud Bigbanki investorite veebiseminariga. Täna võõrustavad meid Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts ja juhatuse liige Argo Kiltsmann. Alustame ettekannet ülevaatega Bigbankist ja Bigbanki avaliku allutatud võlakirjade pakkumisest. Seejärel jätkame küsimuste ja vastuste sessiooniga. Kui soovite esitluse ajal esinejatelt küsimusi küsida, palun kasutage selleks Zoomi esitluse all olevat küsimuste ja vastuste sektsiooni, klõpsates nuppu Q&A. Aga sellega annan mina, härrased, sõna teile. Tervist siis minu poolt. Hea meel teid kõiki siin kuulamas näha. Täna tutvustame siis selle nädala esmaspäeval Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud Bigbank aktsiaseltsi võlakirjaprogrammi esimest emissiooni. Seekordne võlakirjaprogramm on kogumahus kokku 25 miljonit eurot ja oleme siis eilsest alustanud selle programmi sees esimese tagamata allutatud võlakirjade emissiooniga. Tänase esitluse siis kohta ka paar sõna. Meil on siis tegemist prospektimääruse mõttes turundusmaterjali esitlusega, ehk siis oma investeerimisotsuses lähtuge ikkagi kõigest sellest, mis on kirja pandud prospekti. Vaadake meie auditeeritud aastaaruandeid, auditeerimata vahearuandeid Bigbanka kodulehelt. Antud võlakirjaemissioon toimub siis Baltikumis, Eesti, Läti, Leedu ja materjalid ei ole mõeldud levitamiseks USA-s. Tänases esitluses kasutame kindlasti ka tulevikku suunatud väiteid, prognoose ja nii nagu ikka tulevikku suunatud väidetega on, ei pruugi need alati siis tagantjärgi vaadates tõele vastata, ehk siis ikkagi tegemist on hetkeseisu ennustustega. Ja võib-olla edasi minnes siis paar sõna minust. Mina olen siis Martin Länts, Bigbank aktsiaseltsi juhatuse esimees. Antud positsioonil töötan aastast 2019. Bigbankas olen töötanud aastast 2013, kui liitusin Bigbanka meeskonnaga, olles Eesti äriüksuse juht. Hariduselt olen omandanud bakalaureuse ja magistrikaardi Tartu Ülikoolis ja täna minuga koos siin esitlusel on meie finantsjuht Argo Kiltsmann. Siis sõna sulle. Tere, mina olen Argo ja mina olen Bigbankas olnud isegi 1 aasta rohkem kui Martin, 13 aastat juba ja juhatuse liige ja finantsvaldkonna juht vastavalt siis 6 ja juba 8 aastat. Et annan Martin tagasi sõna sulle. Aitäh! Kui me räägime Bigbankast, siis Bigbank on 100% Eesti kapitali rajatud pank. Meie peakontor on Eestis. Eestis on meil tegelikult 2 kontorit. Meie meeskond jaguneb siis suurusjärgus 150 inimest Tallinnas, 150 inimest Tartus. Aga lisaks Eestile tegutseme siis filiaalidega veel Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Bulgaarias ning osutame piiriüleseid teenuseid Saksa, Austria ja Hollandi turul. Vaadates siis juriidilist struktuuri, Bigbank kuulub 2 eraisikule, härra Vahurvoll ja Barbara Brunsild. Mõlemad omavad 50% aktsiatest. Meie nõukogu on 6-liikmeline. Nõukogusse kuulub esimees Sven Raba, Vahurvoll, Andres Koern, Jaan Liitme, Juhani Aegar ja Alar Jaho. Vaadates siis Bigbanka struktuuri, nagu enne mainisin, nendes riikides, kus asub ka meie füüsiline kontor, on meil asutatud filiaal ja piiriüleseid teenuseid siis Saksamaal, Austrias ja Hollandis osutame emaettevõtte alt ja see on siis
selline finantsteenuste erinev litsenseerimise võimalus, et sul on võimalik teenuseid osutada näiteks filiaalina kuskil riigis või siis piiriülese tegevusena ja kui sa kuskil teed piiriülest tegevust, siis antud tegevusloastamise eripärast tulenevalt ei või sa antud riigis omada siis füüsilisi kontoreid või töötajaid ja meie nendel turgudel pakume teenuseid siis läbi oma kodulehe, internetipanga ja klientide tuvastamisel kasutame siis kas erinevaid digilahendusi või kohalikke partnereid. Meil on olemas siis grupi struktuuris ka antud slaidil loetletud tütarettevõtted, Rüütli Property, Rüütlimajad, Papiniidu Property ja Pärnu maantee 153 tegelevad kinnisvarahaldusega, sealhulgas siis kontoritega, mida kasutame Bigbanka tegevuseks, aga meil antud äriüksustes asub ka siis investeerimise eesmärgil soetatud kontorihooneid, kaubanduspindasid, aga ka haritavat põllumaad. Ja täna siis Balti võlgade sissenõudmiskeskus aktiivset äritegevust ei oma. Kunagi oli ta siis rajatud selle jaoks, et osutada grupile eelkõige inkassoteenust. Kui me vaatame Bigbanka ajalugu, siis sellel aastal saab meie tegevus juba 33 aastaseks. Oleme siis asutatud 92. aastal Tartus. Krediidiasutuse litsentsi ehk siis pangalitsentsi omame aastast 2005. Tollal siis Balti Investeeringute Grupi pank ja kaubamärgi Bigbank võtsime kasutusele aastal 2007. Ajaperioodi 2005–2010 võibki pidada märgiliseks seetõttu, et alustasime piiriüleste teenuste pakkumist Saksamaal ja Austrias. Sealt eelkõige hakkasime siis kaasama hoiuseid ja siis avasime ka filiaalid Leedus ja Soomes. 2014 toimus oluline ärimudeli muutus, kui varasemalt Bigbank pakkus eelkõige riskantsemaid tarbimislaene, ehk siis paljudel juhtudel meie kliendid teistest pankadest tol ajal laenu ei saanud. Alates 2004. aastast hakkasime siis Baltikumis aktiivselt konkureerima ka klientide kodupankadega ja tihtipeale meie siis pakkumine võis olla kliendile mõnevõrra soodsam, kui ta oli näiteks saanud oma kodupangast. 2019 alustasime ettevõtete pangandusega ja lisaks siis 2020. aastal lisasime oma toodete portfelli kodulaenud ja nende toel on tegelikult pangal toimunud oluline ärimahtude kasv, millest hiljem teile Argo ka numbriliselt ülevaate annab. Antud ajaperioodi 2019–2023 jäi ka Bulgaaria filiaali avamine. Alustasime makseteenuse osutamist siis läbi krediitkaardi, tõime oma T2 võlakirjad Balti börsile, oleme teinud mitmeid suunatud AT1 emissioone ja alustasime säästuööse pakkumisega Soomes, Eestis, Leedus ja eelmisel aastal ka Lätis. Nüüd, kui vaatame eelmist aastat ja selle aasta esimest kvartalit, siis ühelt poolt ongi olnud märksõnaks erinevate hoiusetoodete käivitamine meie tegevusriikides. Laiendasime krediitkaardi pakkumise ka Läti ja Leedu eraklientidele. Käivitasime kogumishoiuse oma äriklientidele Lätis ja Leedus. Eesti Pank lisas meid süsteemselt oluliste krediidiasutuste hulka, mis tähendas pangale täiendavat kapitalinõuet,
ja ka teatud siis täiendavaid protseduure, komiteesid, mis puudutavad siis panga üldjuhtimist. Ja miks Eesti Pank meid lisas süsteemselt oluliseks, on eelkõige seetõttu, et meil on oluline turupositsioon siis välishoiuste osas, ehk siis meil on väga arvestatav hulk hoiuseid, mis on kaasatud siis Saksamaa ja Hollandi turgudelt ja täpsem ülevaate nendest mahtudest annab Argo. Eelmise aasta lõpus astusime järgmise suure sammu edasi, kui võib-olla 2019 oli suur samm strateegiline siis turuosa kasvatamine ettevõtte panganduse vaates. 2020 hakkasime kodulaene pakkuma, siis eelmise aasta lõpust pakume oma klientidele Eestis ka arvelduskontosid ja ettevaatavalt soovime arvelduskontosid hakata pakkuma ka oma Läti ja Leedu klientidele. Saime SEPA välkmaksete süsteemi otseliikmeks ja nüüd selle aasta teise kvartali alguses tegelikult ka SEPA tavamaksete süsteemiga liitusime. Varasemalt olime siis nende süsteemide kaudliikmed ehk siis SEPA ja ka välkmaksed oli võimalik Bigbanka klientidel siis saada või meile teha, aga me tegime neid läbi vahendajate. Siis oleme teinud mitmeid T2 võlakirjaemissioone ja ka AT1 emissioone ning äriklientidele tõime turule roheliisingu. Kui vaatamegi siis meie tänast tooteportfelli, siis jagades äriliinid kaheks, teenused eraklientidele ja teenused äriklientidele, siis eraklientidele on meil olemas siis maksed ja arveldused, erinevad laenud, sealhulgas kodulaenud, tarbimislaenud, järelmaks, laen kinnisvara tagatisel või siis klassikaline hüpoteeklaen, krediitkaart, pakume liisingutooteid ning erinevaid hoiustamise võimalusi, on nad siis tähtelised hoiused või säästuhoiused. Äriklientidele pakume investeerimis- ja käibelaenu, arenduslaene, põllu- ja metsamaa laenu, oleme sellise turundusliku flippimislaenu turule toonud, mis on siis mõeldud võib-olla siis äriklientidele, kes tegelevad erinevate korterite renoveerimisega, krediidiliin, hüpoteeklaen, pakume erinevaid liisingutooteid ja samuti ka ärikliendid saavad meie juures teha siis tähtelishoiusi või kogumishoiust. Aga Argo, palun anna siis ülevaade kuulajatele meie finantsnumbritest. Aitäh ja hea meelega. Antud graafikud minu hinnangul ilmestavad väga hästi Bigbanka viimaste aastate väga suurt kasvu. Kui Martin näitas graafikul, et 2019 ja 2020 olid väga olulised aastad siis ärilaenu fookusesse tõstmisel ja kodulaenu lansseerimisel, siis sealt on ka näha, et alates 2020. aastast on nii varade maht, mis on peamiselt tuginenud laenuportfellil, kui vastupidi ka hoiuse portfelli kasv olnud väga tegelikult kiired. Keskeltläbi selline 50% aastas kasvu siin mõndadel aastatel ei ole olnud küsimus ja tegelikult ka viimasel aastal antud tabelis 2024 on olnud kasvud nii absoluutnumbrites kui protsentides väga kiired. Ja seda eelkõige meie fookustoodete toel varade poole peal, ärilaenud, kodulaenud ja hoiuse portfellis siis vastu nii mõlemad, nii tähtajalised kui säästuhoiused on võrdselt kasvanud. Nendest lähemalt ka järgmistel slaididel. Siin võib-olla juurde saab ka seda öelda, et ka töötajate arv on täna juba 600 alla kasvanud, et koos selle kasvuga on tulnud kindlasti ka meie tiimi suurenemine, panga suurenemine sisemiselt, aga portfelli kasv ja vastus hoiuse portfelli kasv on olnud selgelt protsentuaalselt kiirem. Aga lähme nüüd konkreetsemate ja lähemate majandusnäitajate juurde. Kõigepealt laenuportfellist, mis on seis 31. märtsi ehk esimese kvartali lõpu seisuga. Kui vaatame tagatiste liikide kaupa, siis tänaseks on juba kinnisvaraga tagatud laen üle 60%, 61,7% ja meie vana põhiäri
tagamata laenud on jäänud 30,9% peale, et see osakaal järjest kvartalilt väheneb ja kuna meie fookustooted on peamiselt kinnisvaraga tagatud, siis selle osakaal järjest ja kasvab. 7,4% on muu tagatisega, mis ei ole kinnisvaraga tagatud. Kui vaatame riike, siis kaks suurimat riiki on Eesti ja teisena Leedu. Ka Läti 16% on oluline osakaal, Soome pea 6% on väiksem ja Rootsi ja Bulgaaria koos moodustavad circa 1%, mis on küllaltki väike osakaal tänases laenuportfellis. Ja jah, kokku oleme siis jõudnud maagilise 2,3 miljardi euro piirini, et kasv on ka selle aasta esimeses kvartalis tegelikult väga tublisti jätkunud. Kui nüüd vaatamegi siis nii-öelda viimase kvartali kasvu, eelmise aasta kasvu, siis näeme, et see viimase kvartali kasv on olnud circa 100 miljonit eurot, nii et tegelikult selline aasta vaates sellises 400 miljoni euro tempos me liigume, ehk et tegelikult ei ole toimunud olulist kasvu pidurdumist laenuportfelli osas ka selle aasta esimeses kvartalis. Paremal pool me näeme graafikul siis võlgnevuses oleva laenuportfelli osakaalu protsente. Et siin on siis samuti 23 lõppu, 24 lõppu ja 25 esimese kvartali lõppu numbrid. Ja kuigi on näha, et 25 esimese kvartali lõpus on see viivituses olevate laenude osakaal kõrgeim nendest kolmest perioodist, siis kasv ei ole olnud tegelikult kuigi suur. Ja 90 päeva pluss viivituses, mida siis nii-öelda kõige kriitilisemaks laenuportfelli viivitusolevas osaks saab lugeda, on tõusnud 2,5% peale, mis on suurem number kui 2,1 või 2,4 eelmiste perioodide lõpus, aga siiski tegelikult nii-öelda väike osa meie kogu laenuportfellist ja ka arvestades meie näiteks ajaloolisi numbreid, tegelikult tegemist ei ole kuigi märkimisväärselt suure numbriga. Vaatame hoiuse poole üle. Finantseerime oma tegevust siis tänaseks peaasjalikult endiselt kahe hoiuse toote kaudu, tähtajaline hoius, säästuhoius. Tähtajaline hoius, nagu nimi ütleb, on kindlaks perioodiks fikseeritud hoiusega tegemist. Säästuhoiuse näol on tegemist hoiusega, mida klient saab üsna nii-öelda koheselt kasutada. Raha väljavõtmine on 2-3 pangapäeva jooksul sellest taotluse esitamisest, kui nii-öelda soovib klient raha kasutusse võtta, alati saab raha säästuhoiusele juurde panna, sealt välja võtta ja ei pea seda tegema täies mahus, võib teha osaliselt. Ehk väga selline mugav toode kliendil enda likviidsuse parkimiseks ja nii-öelda hea intressi teenimiseks selle juures. Ja hoiuse portfell kasvas meil esimeses kvartalis lausa veelgi rohkem kui laenuportfell, 159 miljonit eurot, nii et ka siin kasv tegelikult on samamoodi jätkunud. Hoiuse portfellide riikide jaotus, mida ka Martin tegelikult enne välja tõi, et me siin tugevalt toetume ka meie nii-öelda cross-border ehk piiriülestele riikidele, Saksa, Holland, Austria. Ja Hollandis ja Saksamaal on vastavad siis kõige suuremad osakaalud hoiuse portfellis 43 ja 38%, kokku siis circa 80%, koos Austriaga 85%. Aga positiivne on see, et tegelikult see 85% ei ole kõrgem tase, mis meil on olnud ja pigem on praegu olukord selline, kus ka nii-öelda need riigid, kus me laenusid väljastame, Eesti, Läti, Leedu, Soome ja ka Rootsi ja ka Bulgaaria, on oma osakaale kasvatamas ja seega me nii-öelda järjest rohkem saame hoiuse portfelliga kaetud siis nende riikide poolt, mis tegelevad ka laenude väljastamisega. See trend nii-öelda vaikest viisi on siin jätkunud juba viimaste aastate vältel ja loomulikult selle aluseks on olnud siis see, mis Martin ka välja tõi, et me oleme nüüd kõiki hoiuse tooteid pakkumas üldsegi oma kõikidel laenuturgudel ja sellega oleme jõudnud siis tegelikult ringi peale teha ja kõikides riikides pakkumist alustada eelmise aasta seisuga. Tähtaegade kaupa see alumine tumedam veerg näitabki siis meie säästuhoiust ehk siis nõudmiseni hoiuste mahtu 45% ja tegelikult ülejäänud olulised tähtajad on siis põhimõtteliselt kuni aasta. Üle aastase tähtajaga hoiuseid on kokku circa 15%, millest enamus siis moodustab omakorda kuni 5-aastased hoiused. Vaatame ka finantstulemusi ja kapitaliseeritust esimese kvartali lõpu seisuga.
Siin siis mõned niinimetatud highlight'id esimesest kvartalist sellest aastast. Et puhaskasum 9,8 miljonit eurot. Tulemus oli kindlasti hea. Tulemus oli oluliselt parem kui 2024 esimene kvartal. 3,4 miljoni euro võrra ületasime seda tulemust. Täpse põhjuseni jõuame järgmiste slaidide juures. Arvelduskontosid oleme avanud jõudsalt ja kui me seda eelmise aasta detsembris alustasime, siis esimese kvartali lõpuks on meil juba üle 3500 arvelduskontoga kliendi. Peame seda heaks stardiks, kuhu on peale hea ehitama hakata. Kaasatud lisakapitali samuti 4 miljonit siis esimeses kvartalis, mis koosnes 2 erinevast emissioonist. Ka kliendid on meiega rahul. NPS 58 ületab meie ootusi, küll natuke, aga siiski. Ja tegelikult on näha, et laenuportfelli kasv, nii nagu me oleme eeldanud, on tulnud peaasjalikult meie footustoodetest, kodulaenust, ärilaenust. Seal on kasvud suuremad, vastavalt 51 ja 44 miljonit eurot. Ja tarbimislaenu portfell on kasvanud ka, kuid mitte sellises mahus 12 miljonit eurot. Hoiuse portfelli kasvust juba rääkisime. Siin on siis meie kasumiaruande olulisemate ridade väljavõte 2023-2024 numbrite osas ja 2024 ja 2025 kvartaalsed võrdlused. Et kui 2024 tulemused siis peamiselt intressikeskkonna muutuste tõttu tegelikult nõrgenesid võrreldes 2023-ga ja ka krediidikvaliteedi allahindlused olid kõrgemad kui 2023 ja seda just eelkõige võib-olla 2024 esimese kvartali kehvadest tulemustest tingituna, siis alates sealt on olnud nii krediidikvaliteedis oluliselt tegelikult paranemine toimunud ja see on siis näha ka 2025 esimese kvartali tulemustes. Et kui me ülevalpool vaatame, et netointressitulu jäi kvartaalselt tegelikult eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samale tasemele, siis see on olnud tulemus 2 erinevast asjaolust. Ühtepidi intressikeskkond, nagu me kõik teame, on olnud languses, Euriborist tulenev tulu väheneb. Teisalt me nägime, et meie laenuportfell kasvab, sealt me teenime lisatulu, seega ka intressitulu pool on kokkuvõttes siiski olnud kasvus, ehk et meie kasvust tulenev kasv on olnud suurem kui siis Euriborist tulenev langus intressitulude poole peal. Küll aga intressikulude poole peal on olnud olukord selline, kus seda Euribori vähenemist on mõningase viitajaga võimalik hoiuse portfellile edasi kanda ja seetõttu on ka intressikulud olnud kindlasti suuremad, pluss loomulikult on olnud intressikulu seetõttu suurem, et hoiuse portfell on oluliselt kasvanud. Aga kokkuvõttes netointressitulu tase oleme suutnud hoida ka langevate intresside keskkonnas samal tasemel, mida ma pean ise heaks tulemuseks. Kui me nüüd vaatame palgakulusid ja halduskulusid, siis seal on olnud ühtepidi suurenemine, halduskuludes vähenemine. Kokkuvõttes oleme nende numbritega üsna samal tasemel, aga kust on tulnud siis suur erinevus, on eeldatava krediidikahju netokulu ehk siis laenu allahindluste kulu, kus on olnud eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 1,1 miljonini euroline vähenemine ja siia oluline, mis küll tabelis ei kajastu, aga paremal pool oleval selgitusel on tegelikult välja toodud, on oluline erinevus see, et lisaks tegime ka 2,4 miljoni euro võrra vähem eraldisi selle aasta esimeses kvartalis. Mis need eraldised on? Need eraldised on tegelikult seotud samamoodi, olid seotud 2024. aasta esimeses kvartalis sisuliselt laenuportfelli tuleviku allahindluste kulu hinnanguga. Ehk et tegelikult sel hetkel me nägime, et meie laenuportfelli seis on selline, kus need eraldisi on vaja. Sellel aastal selliseid eraldisi esimeses kvartalis vaja ei olnud, mis tähendab, et kokku võib öelda, et laenu krediidikvaliteedi kulu on olnud 1,1 pluss 2,4, 3,5 miljonit eurot väiksem kui eelmisel aastal ja see on ka peamine põhjus esimese kvartali tulemuste paranemise osas. Finantsülevaate tabel, siin on palju erinevaid ridu, palju erinevaid numbreid. Alustame kõigepealt siis vasakult ülevalt, et jah, et kogu varadega oleme jõudnud pea 3 miljardi euroni esimese kvartali lõpuks. Laenuportfelli mahust ja hoiuse portfelli mahust me juba rääkisime.
vastavalt 2,3 miljardit circa ja 2,55 miljardit. Omakapital on kasvanud 270 miljoni euro peale. Need on olulised, mis siit välja tuua. Suhtarvudest ma kõikidest näitajatest ei räägi. Oluline näitaja, mida me ise väga jälgime ja mida me näeme ka, et meie strateegiline eesmärk on kindlasti omakapitali tootlus ROE. Kui me 2023 jõudsime juba 20% lähedale, 17,7, siis eelmise aasta tulemus oli 12,5%, siis nüüd me näeme, et selle aasta esimeses kvartalis on see võrreldes eelmise aasta koondtulemusega paranenud 14,6% peale. Paranemine on hea, kuid kindlasti meil eesmärk ei ole muutunud jõuda 20%-ni. Kulude-tulude suhe on ka oluline efektiivsusnäitaja. Selle koha pealt saame öelda, et oleme olnud üsna samas kohas ja kas see meid lõplikult rõõmustab, see 42% tase ei, kindlasti soovime olla madalamal, aga teistpidi tuleb öelda, et konkurentidega võrreldes nii Eestis kui Euroopas tegemist on siiski väga okei tasemega. 42% panganduses ei ole asi, mida peaks pead liiva alla peitma, et on viisakas efektiivsusnäitaja. Läheme edasi. Kapitaliseeritusest ka, et siin slaidil ka jagan mõned selgitused. Tegemist on siis kolme erineva kapitali näitajaga, kus on igal puhul 3 erinevat tulpa. Tulba värvid on iseenesest lihtsad, et see kõige tumedam sinine näitab seda, palju siis meie tegelik seis vastavalt kapitaliseerituse näitajaga on. Roheline keskmine tulp näitab seda, palju me oleme sisemiselt endale piirmääraks seadnud, palju meil peab olema ja oranžikas on siis see näitaja, palju regulatiivselt on miinimum, palju meil vastavat taseme kapitali peab olema. Ja need 3 erinevat tulba komplekti näitavad siis esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu, mis on siis vasakpoolsem, mis siis on kapitaliinstrumendid, mis on puhas kapital mõnes mõttes, mis on siis aktsiakapital, mis on sisse makstud või siis teenitud kasum ja jaotamata kasum kokku meie panga vaates. Kui me nüüd räägime esimese taseme omavahendite suhtarvust ehk T1-st, siis siia juurde lisandub kapitaliinstrumendina AT1 võlakiri meie panga vaates, mis siis tegelikult on ka, nagu enne välja tõime, mille emissioone me korraldame jätkuvalt ja mille emissioone me oleme korraldanud ka selle aasta esimeses kvartalis summas 4 miljonit eurot. Antud võlakiri on siis mitte turul avalikult kaubeldav, on ainult valitud investoritele ja on keerukam ja riskantsem instrument kui tänase meie presentatsiooni põhjus ehk siis T2 võlakiri, mis kuulub siis kogu omavahendite arvestusse. T2 võlakiri siis on vähem riskantsem instrument kui AT1 võlakiri, kuid sellegi poolest on ta mahaarvatav instrument, kuid tema mahaarvamise järjekord asub pärast omakapitali, pärast AT1 võlakirju ja ta on turul kaubeldav instrument, seega tegelikult nende 3 kapitaliinstrumendi mõttes siis kõige vähem riskantsem. Ja siit me siis näeme ka seda, et oleme kenasti üle nii regulatiivsete kui sisemiste piirmäärade kõikide kapitalinõuete osas ja loomulikult me oma siis kapitali kaasamisi nii AT1 võlakirjade kui tänase T2 võlakirjade osas teeme sellepärast, et hoida oma kapitali struktuuri võimalikult optimaalsena, et ei ole mõistlik pankadel siis näiteks oma kogu omavahendite kapitalinõuet katta ainult puhtalt omakapitali või AT1 võlakirjadega, kui seda saab teha ka T2 võlakirjadega. Ja selle puhul võib-olla siin see oluline näite on ka veel see, et see vahe piirmäärade tegeliku vahel on täitsa viisakalt olemas, nii et me oleme hästi kapitaliseeritud ka väga kiire kasvu tingimustes ka täna. Ja ma annan siin, Martin, sõna sulle tagasi, et käiksid meie strateegia üle. Nüüd sa oled küll... Aitäh, Marko, hea ülevaate eest, mis puudutas meie finantstulemusi. Ja mul on hea meel siis anda ülevaade meie strateegiast
antud strateegia on meil mõeldud siis aastaks 2022 kuni 2026 ja siis meie strateegia nii-öelda peamised eesmärgid on see, et selle perioodi jooksul me soovime olla orienteeritud kasvule. Ma arvan, et nii laenu kui hoiuse portfelli kasvunumbrid, mida Argo ka tutvustas, lähevad selle eesmärgiga hästi kokku. Me tahame olla kindlasti klientidele mõtlev pank ja mida see tähendab, on see, et me soovime olla võrreldes teiste pankadega oluliselt rohkem kliendikesksed ja näiteks ühe näitena on see, et meil on sisemine kokkulepe, et igal Bigbanka töötajal, mitte siis ainult klienditeenindajal, peaks olema ka üks tulemusmõõdik, mis on just seotud sellega, mida üks või teine inimene teeb selleks, et meie klientide elu meiega koos siis paremaks teha. Ja kindlasti neid võimalusi on nii tehnoloogias, tootearenduses, aga loomulikult ka klienditeeninduses. Ja omakapitali tootluse eesmärgi oleme seadnud selleni, et jõuda 20%-ni, nagu Argo ka tutvustas. Selle strateegiaperioodi parim tulemus on olnud meil üle 17% ja esimeses kvartalis sellel aastal olime siis üle 14%, et ümardades isegi võiks öelda, et 15%. Aga kui me nüüd vaatame seda, et läbi milliste tegevuste siis neid eesmärke me saavutada soovime, siis kõigepealt hakates siit vasakult poolt liikuma, meie laenuportfelli kasv, me eeldame, et ta tuleb peamiselt läbi eluaseme ja ärilaenude. Ja nii nagu numbritest siis ka näha oli, tänaseks on peaaegu nii, et meie kolmandik meie laenuportfellist on tarbimislaenud, kolmandik eluasemelaenud, kolmandik ärilaenud. Ja kui vaatame pikemat aegrida, siis kunagi sisuliselt Bigbanka laenuportfell koosnes ainult tarbimislaenudest, ehk siis oluliselt on muutunud meie panga riskisus, aga ka kliendi profiil. Ja teine nii-öelda oluline aspekt on seal siis see, et nagu Argo ka näitas, tänaseks on siis üle 60% meie laenudest tagatud kinnisvaraga. Kuidas me siis antud toote valdkondades edukad oleme, on see, et me soovime oma klientidele pakkuda mõistlikke tootetingimusi. See ei tähenda siis mitte ainult laenuintressi, aga nii-öelda ka seda, milliseid nõudeid me siis ühele või teisele kliendile läbi lepingu seame. Me otsime alateenindatud kliendisegmente, soovime olla riskiliidrid, aga mitte selles, et võtta kõigist suuremaid riske, vaid pigem saada teistest paremini aru ühe või teise kliendi või tagatise riskidest ja saades aru, kuidas neid riske siis maandada saab. Ja loomulikult eluaseme ärilaenude pakkumisel on väga oluline pakkuda suurepärast ja kiiret klienditeenindust ja selleks oleme värvanud, aga ka koolitame oma töötajaid, et nad oleksid kompetentsed ja loomulikult kliendikesksed. Teine nii-öelda sammas on seotud siis tegelikult kapitali efektiivsusega ja nii-öelda kapitali efektiivsemaks kasutuseks oleme siis soovinud kasutusele võtta sisemistel riskireitingutel põhineva meetodi ehk siis IRB. Tegemist on pika ja hästi reguleeritud protsessiga. Hetkel ei julge ma väita, et me selle kasutuselevõtuni selle strateegiaperioodi jooksul jõuame, küll jätkub selles suunas töö. Ja kindlasti on siis seal ka positiivseid suuniseid selgelt laenuportfelli kvaliteedi osas selleks, et saada siis IRB rakendamisel teatud kapitalileevendusi, peab sul olema ikkagi suhteliselt hea
kvaliteediga laenuportfell. Kolmas sammas räägib sellest, et Bigbank teeb ka ise läbi oma tütarde kinnisvarainvesteeringuid. Teeme seda siis kahes valdkonnas, üks on ärikinnisvara, teine on haritav põllumaa. Põllumaa investeeringutel me vaatame eelkõige siis alusvara pikaajalist väärtuse kasvu ja mõnevõrra on vähem olulise jooksev rahavoog. Ja nüüd, kui me räägime siis ärikinnisvarast, erinevatest büroonetest või kaubanduspindadest, siis me eelkõige hindame selle kinnisvara võimet luua tugevat rahavoogu. Kaalume investeeringut ka roheenergiasse. On ta siis selle jaoks, et tõsta ühe või teise objekti rahavoogu või investeeringu atraktiivsust. Ja kasutame siis antud äriliinis ka pangavälist finantseerimist, ehk siis oleme ise teiste pankade kliendiks. Mis on veel tugev väärtus selle tegevusel on see, et see võimaldab olla nii põllumajandussektoris, aga ka ärikinnisvarasektoris tegelikult oma klientidele lähemal, sest võttes ka ise teatud riske selles sektoris, saad sa võib-olla mõnevõrra paremini aru sellest, mis hetkel turul toimumas on ta siis põllumajandussektoris, on ta ärikinnisvarasektoris. Ja neljas või siis viimane see tumesinisel olev sammas räägibki siis sisenemisest igapäevapangandusse, kus nagu eelnevalt rääkisin, oleme esimesed sammud teinud. Meil on täna avatud juba üle 3500 arvelduskonto siis esimese kvartali lõpu seisuga. Ja me soovime seda tooteportfelli laiendada nii riikide vaates kui ka sellega, et milliseid arveldustooteid oma klientidele pakume. Selleks, et olla edukad, kindlasti ettevaatavalt on meil vaja luua erinevaid partnersuhteid, lojaalsusprogramme, arendame aktiivselt digitaalseid kanaleid, sealhulgas mobiiliäppi ja soovime omada head turuinfot, ehk siis saada paremini aru sellest, et millised on klientide vajadused ja kuidas siis erinevaid tühimikke turul täita. Näiteks Bigbank pakub kõigile oma arvelduskonto klientidele arvelduskonto jäägilt 2% intressi, mis on, ma ütleksin, pangandusturul suhteliselt ikkagi erakordne, sest valdavas osas reaalsus see, et Eestis, aga ka Baltikumis laiemalt inimesed oma arvelduskonto jäägilt olulist intressi ei teeni. Nüüd vaadates seda viimast sammast, mis on ümbritsetud selle rohelise kastikesega, siis see räägib teatud põhimõtetest, millest me pangas järgime või mida me järgime. Ja esimene on see, et me kaasame ja hoiame talente läbi kõrge juhtimiskvaliteedi ning personaalse kasvu toetamise. Ehk me paneme väga suurt rõhku sellele, et tulevikus iga Bigpanga töötaja saaks öelda, et kui tema käest küsitakse, et kes oli tema parim juht tema karjääri jooksul, siis ta nimetaks kellegi Bigpangast. Me arendame ärile ja müügile suunatud organisatsioonikultuuri, kus on loomulikult heal tasemel teadmised pangandusest, aga peame väga oluliseks seda, et pank lõpuks on ikkagi äriorganisatsioon, mis siis tegutseb finantssektoris. Ehk siis ühelt poolt on hästi oluline jälgida erinevaid regulatsioone, aga neid järgides tuleb siis lõpuks ikkagi teha äri. Tõstame siis oma brändikuvandit ja soovime tagada kõrge soovitusindeksi taseme. Eelkõige me oleme kasvanud orgaaniliselt, aga kaalume siis ka erinevaid ostudele põhinevaid ärivõimalusi või kasvuvõimalusi. Me skaleerime olemasolevaid tooteid olemasolevatele uutele turgudele ja selleks on pank loonud omaenda pangandussüsteemi või siis baastarkvara Nest. Me kasutame erinevaid juhtimismetoodikaid,
sealhulgas lean protsesse, aga ka tehnoloogiat, et arendada siis lahendusi, mis tagavad hea kliendi ja töötaja kogemuse. Kliimaneutraalsuse trendis näeme võimalusi, mitte takistusi ja loomulikult selle jaoks, et tagada lõpuks kõrge omakapitali tootlus ja tugevad finantsnumbrid, on tähtis olla oma tegevustes kuluefektiivne ja nagu Argo mainis, meie kulutulu suhe on 40% peal ja mida ikkagi suures pildis pangandussektoris võib pidada väga heaks tulemuseks. Selline on siis lühiülevaade meie äristrateegiast ja kui kellelgi on hiljem küsimusi, siis meeleldi vastan nendele. Aga Argo, annan sõna tagasi sulle. Ja aitäh, Martin, hea ülevaate strateegia osas ja lähme siis meie presentatsiooni võib-olla kõige põnevam osa juurde, et meie käimasoleva T2 võlakirjade emissiooni tingimuste juurde. Peamised asjad, Martin käis ka algul üle, meil on siis esimene seeria 25 miljoni euro suurusest programmist. Seeria maht on 3 miljonit eurot, võimalusega suurendada kuni 8 miljoni euroni, ehk siis võimalus suurendada 5 miljonit eurot. Ühe võlakirja hind 1000 eurot, võlakirja tähtaeg 10 aastat ja 5 aasta pärast on siis Finantsinspektsiooni loa alusel Bigbankal õigus tagasi kutsuda võlakirjad, kui Finantsinspektsiooni vastav luba saadakse. Seega investori jaoks on tegemist vähemalt 5 aastase võlakirjaga, kuid nominaalis on tema tähtaeg 10 aastat. Ja oluline siis on asi, mis on mainimata, on intressimäär. Et intressimäär 6,5% kvartaalsete maksetega, nii nagu meie võlakirjade puhul ikka see kvartaalsed maksed on. 6,5% meie hinnangul arvestades Bigbanka tugevaid tulemusi, praegust head olukorda ja ka turul intressikeskkonnas toimuvat, seda nii üldisemas mõttes Euribori liikumist arvestades, keskpanga intressi arvestades, kui ka arvestades, milliseid võlakirju üldisemalt Balti turul, milliste hindadega pakutakse, näeme, et tegemist on kindlasti atraktiivse määraga, mida siis investoritel kindlasti on võimalik kaaluda, kas see on õige toode teie jaoks. Jah, ja nagu alati meie T2 võlakirjade puhul kavatseme selle Balti börsil kaubeldavaks muuta ja esimene kauplemine tegelikult plaanipäraselt juba selle kuu esimene kauplemispäev selle kuu lõpus, 30. juunil. Seega muus osas küllaltki meile tavapärane T2 võlakiri, kuigi on tegemist uue programmiga ja intressimäär ka võrreldes meie eelmise programmi viimase seeriaga sama, arvestades asjaolu, et vahepealne intressikeskkond on toimunud täiendavad langused sellest ajast alates, siis näeme, et tegelikult see intressimäär on täna isegi veel atraktiivsem, kui ta oli eelmise programmi viimase seeria puhul. Sellega on lühiülevaade antud, et kindlasti, kui teil on küsimusi ka võlakirja tingimuste nagu kõige muu osas, andke tuld, vastame Martiniga hea meelega. Võtan siinkohal üle, suur tänu teile mõlemale selle ettekande eest. Hetkel vaatasin, et Q&A kastikesse küsimusi veel saabunud ei ole, nii et teen ettepaneku minutikese oodata ja anda võimaluse osalejatel küsimusi esitada. Ootame minuti. Ja saabus esimene küsimus. Loen ette ja siis mahtude kasvu, et taas võlakirju väljastada. Kuidas teeme, Martin, kas vastan ise näiteks?
Ja, et esimene vastus on see, et me ei saa tuleviku osas kindlasti siin pead anda, et mis juhtub. See on oluline ära markeerida. Et küll, et me ei saa täna öelda, et meil toimub sellisel kuupäeval mingisugune täiendav võlakirjaemissioon, seda täna ei juhtu. Aga arvestades, mis on meie strateegia kasvunumbrid laenuportfelli osas olnud ja meie olemasolev strateegia kehtib vähemalt 2026. aasta lõpuni, kus me näeme endiselt tugevat kasvu laenuportfelli mahus, siis ma julgen väita, et tõenäoline on, et meie võlakirju kindlasti ka kuni siis selle strateegiaperioodi lõpuni täiendavalt veel kaasame. Milliseid võlakirju, millises mahus, milliste intressimääradega, seda täna kindlasti öelda ei saa, kuid ma isiklikult pean seda kindlasti tõenäoliseks, et võlakirja emissioone meie poolt tuleb tulevikus veel. Ja võib-olla siis lisaksin Argole, et jah, et kui me siin vaatame nii-öelda võrdlust siis aasta tagasi esimese kvartali lõpuga, et nagu Argo ka varasemalt välja tõi, et laenuportfell kasvas üle 500 miljoni euro. Ja täna pigem võib öelda seda, et üldine laenunõudlus turul on täna olnud, et Eesti uudistest on läbi käinud, et oluliselt on aktiveerunud eluasemelaenu turg. Näeme, et küllaltki aktiivne on ka ettevõtete laenunõudlus. Ehk siis ja kui vaadata ka siin neid erinevaid majandusprognoose, mis puudutavad nii Eestit, Baltikumi laiemat, aga ka nii-öelda näiteks Skandinaavia riike, siis üldiselt ikkagi nii-öelda ettevaatav ootus on majanduskasv ja üldiselt ka isegi mitte täiendavat turuosa võttes, siis hoides nii-öelda näiteks oma uusmüügi turuosa, siis tavapäraselt majanduskasvu tingimustes laenunõudlus kasvab. Teine asi, mis on kindlasti äärmiselt oluline, on see, et me oleme jätkuvalt tugevas inflatsioonilises keskkonnas ja meil on ka jätkuvalt tegelikult kogu Baltikumis küllaltki kõrge palgakasv, eriti võrreldes näiteks Baltikumi palgakasvu pikema perioodi vältel Skandinaaviaga, siis üldiselt kipub nii olema, et see toob kaasa teatud hinnatõuse kinnisvaras, toob kaasa suurenevaid nii-öelda individuaalseid laene, ehk siis nii üks eluasemelaen, üks tarbimislaen üldiselt kipuvad ettevaatavalt olema keskmiselt suurema summaga, sellepärast et klientide sissetulekud kasvavad ja nad saavad lubada siis endale suurema laenu võtmist ja tihtipeale siis seda ka kliendid kasutavad. On ta siis nii-öelda esimese kodu ostmine või siis näiteks paljudel juhtudel ka teise kodu ostmine, kus siis on tekkinud tänu pere kasvule täiendav vajadus lisatoaks või näiteks kolida korterist siis eramusse. Ehk siis nii-öelda pigem meie ootus siis laenuportfellile kasvule on suhteliselt kõrge. Suur tänu teile. Hetkel rohkem küsimusi saabunud ei ole. Sellest tulenevalt tuletaks kõigile osalejatele meelde, et kui teil on ettevõttele küsimusi, võtke Bigbankiga julgelt ühendust, saates e-kirja aadressil investor@bigbank.eu. Ja lõpetuseks minu poolt veel, et veebiseminari salvestus tehakse kättesaadavaks ka veebilehel ja kindlasti jälgige Bigbanki teadaandeid, et olla kursis ettevõtte uudistega või külastage Bigbanki investorite lehekülge investor.bigbank.eu. Minu poolt suured tänud ja viimased sõnad tagasi teile. Aitäh kõigile osalejatele ja nagu eelnevalt mainitud, kõikide küsimuste korral oleme meeleldi valmis vastama. Aitäh! Aitäh!